Tere, Toomas! Tore sind näha. Ilusti laulad oma Isamaalt ka. Ikka laulan. Tead, täna on ju Eesti iseseisvuspäev. Just. Ja mul on Eesti üle nii hea meel. Ja ma olen vaadanud televiisorit emme ja issiga terve päev, sest õues on nii libe. Väga libe on, aga tegelikult suusarajal nii libe ei ole. Sest mina just käisin oma perega ja meie avastasime, et päris hea on. Mina arvan, et me vaatasime täna seda, mida kutsutakse libe uudised, sest oli hästi palju inimesi jää peal kukkunud ja haiglasse viidud. Ja siis ma arvan, oli veel president ja peaminister ja peapiiskop ja ma ei tea, mis veel, aga nemad õnneks ei kukkunud. Aga siis oli vähemalt see hästi. Aga kuule, Magne, ma käisin tegelikult korraks väljas ka ja siis kohtusin ühe vana mehega, kes päris tihti käib kirikus. Mihkel oli vist ta nimi. Just. Ja tema ütles mulle, et Eestit on eriliselt õnnistatud, sest Eesti on 2 korda 1 sajandi jooksul vabaks saanud. Kas sina oled sellega nõus? Jaa, see vastab tõele küll, 2 korda. Aga siis seesama Mihkel oli natuke mures ka tuleviku pärast, sest nii paljud inimesed unustavad Jumala, arvab ta. Jaa, et ma olen tegelikult ka Mihkliga nõus, ja võib-olla tema ka mõtles kirjakoha peale, mida täna loetakse kirikutes. Kas ma loen sulle ette või? Jaa. See on kirjutatud nii 5. Moosese raamatus 8. peatükis, et kui sa sööd ja see kõht saab täis, siis kiida Issandat oma Jumalat hea maa pärast, mille ta sulle andis. Hoia, et sa ei unusta Issandat oma Jumalat, jättes pidemata tema käsud, seadused ja määrused, mis ma täna sulle annan. Jah, see oli just see, mis Mihkel ütles. Aga tegelikult on piibel täis selliseid lugusid, kus räägitakse sellest, mis võib juhtuda, kui inimesed ei kuula üldse Jumala sõna või ei jälgi Jumala käsusid. Aga Magne, mis on tegelikult Jumala käsud? Jumala käsud, need on need piibli kirjakohad, mis räägivad sellest, mis inimene peaks tegema, kuidas ta peaks elama, käituma. Et need võib öelda, et need kirjakohad on nagu sellised eluliiklusmärgid, mis näitavad, mis on õige tee. Tead, mis juhtub, kui igal pool on korraga rooline tuli? Jaa, siis saaks mu isa sõita veel kiiremini kesklinna kui tavaliselt. No, seda ma tegelikult ei usu, sest tead, mis siis hakkab juhtuma? Siis tekivad õnnetusi, ummikuid, kaos, et tegelikult ma arvan, et väga hea, et kogu aeg ei ole rooline tuli. Ja Jumala käsun on nagu sellised elu liiklusreeglid, näiteks austa oma ema ja isa, sa ei tohi valetada, sa ei tohi abiellu rikkuda, sa ei tohi tappa. Ja üks väga suur ja tähtis käsk on see, et sa pead armastama oma Jumalat, oma Issandat, kogu oma elu ja südamega ja sa pead ka armastama oma ligimest nagu iseennast. Ja kui mina usun, et kui kõik inimesed Eestis elaksid nende käskude järgi, siis oleks siin parem elada ja vähem õnnetusi ja rohkem õnnistust. Noh, mina vähemalt pole kedagi tapnud ja ma austan ja emmet ja issid ka natukene. Kindlasti olen ma tubli poiss 2 korda nädalas vähemalt. Aga mida saaksime teha selleks, et Eestil läheb hästi siis, kui mina olen sama vana kui Mihkel? Loodavasti sul on pikk elu ees, Toomas, ja sa saaksid oma eluga Jumalat teenida. Kõigepealt pead sa õppima
ja siis sa saad kasvada juhiks. Aga tegelikult kõige paremad juhid ei ole need võimumehed, mis nagu tahavad võimu ja seda kasutada. Kõige paremad juhid meie riigis on need, kes eelkõige tahavad teenida Jumalat, teenida oma rahvast. Sa võid kasvada selliseks juhiks ja oluline on ka, et sa palvetad sina ja sinu eakaaslased, et palvetaksid eest. Nagu see palve selles laulus, hoia Jumal Eestit. Ja sa tunned seda? Jaa, just nagu see. Kuule, kas me laulame seda ka või? Jaa, seda tahaks küll. Okei. Teeme siis nii. See on meie kiriku laulu- ja palveraamatus. Ja see on selline lugu. Hoia Jumal Eestit, meie kodumaa. Kaitse teda kallis, meie armsamad. Rahuta ja kainus olgu Eesti kroon. Venna armus suurus, tema võimu troon. Õnnistame rahvast, saada kosumist. Puhasta meid korjas, anna kasvamist. Aita võita vaevad, väge kaitse ja jõudu andku taevad sulle kodumaa. Aitäh, Toomas! Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma paale paista sinu peale, olgu sulle armuline. Issand, tõsku oma paale sinu üle ja andku sulle oma rahu, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Aamen.